It's cold for a summer night. I text you, I'm sorry, I don't mean to bother, but figured I got... Tere taas ja tere tulemast paadi peale. Sõidame siis Rottnest Islandile. Siia. Kristo on algusest peale tahtnud minna pärast seda, kui me vett jõudsime, aga... Pole väga aega. Ja ilmad on ka suht külmad olnud. Mina tahan sinna sellepärast minna, et seal on need kokad. Ja kes on maailma kõige õnnelikumad loomad. Vähemasti näevad välja sellised. Piletite hind oli kokku mingi $180 ja see sisaldab siis ka veel jalgrattaid. Kuna seal autodega ei sõideta, saab bussi mingit tuure teha vist ja mingi raudtee on ka vist. Aga ikkagi enamus inimesed sõidavad jalgrattaga. Paala. See nii loksutab täiesti. Ja kui terve ring vist teha rattaga peale, siis on mingi 20 kilomeetrit. Nii et tuleb korralik spordipäev. Eli see on merehaige. See kestab vaid pool tundi. Aga... Keep turning around and keep it inside. No. Here we go, we go, and let the roller coaster ride begin. Vaadake, seal on esimene koka, aga ta magab nii, et me ei hakka teda üles äratama. Aine. Siin on see... Näeb välja nagu kivi. Taga on Bert. See vist küll õige rattatee pole. Leidsime tee üles lõpuks jälle. Seal on laevavrakk. Ümber Rottnisti saare on päris palju laevavrakke, aga snorgeldamiseks näha on ainult 3 vist või. Et enamus on mingi ikka hästi sügaval. Hästi sügaval ja need on alates sellest ajast siis siia sattunud, kui eurooplased siin käima hakkasid. Ja enamuste laevade põhjus, miks nad siia niimoodi on jäänud, on teadmata. Seda on hästi palju, aga osad on siia lihtsalt ära eksinud ja siis kividele kinni jäänud ja siis ongi I wanna be led by you. Cause I wanna be led by you. Wish I was a winner. She still wears my heart on her shoulder. Oh man, let's kill her. But she knew I had nothing left to lose and everything to prove. I just wanna be led by you. Here we go, we go, we go, and let the roller coaster ride begin. Vaadake teda. Vaadake, kui nõnnad on. Mul ei ole seda telefoni. Juhuks, kui me peaks veel kuakasid nägema, siis korjame neid lehti, mida nad söövad, et kui me näeme mõnda kuakat, siis saame nad nende lehtidega enda juurde meelitada. Vaadake, kus Liisa vahab kõik mööda.
sõidab ka. Läksid kaklema ühe väikse lehe pärast. Me ei jõua ju kuskil niimoodi. See on kuaka. Tuntud ka kui maailma kõige õnnelikum loom. Sellepärast, et tema suu on selline, nagu ta kogu aeg naerataks. Ja nad on hästi julged, nagu näha. Ja nad oskavad ka puu otsa ronida. Tegelikult. Ja siis põhimõtteliselt on nagu, nad on känguru sugulased, ehk siis nad liiguvad samamoodi nagu kängurud. Niimoodi tagumistel jalgadel hüpates. Põrkavad ringi. Jah, nagu väiksed põrkepallid. Ja neil on hästi teravad küüned. Mu sina, et päris paksuke. Määrad, see on isane. Üks fakt veel, et nad poegivad 2 korda aastas ja see poeg elab neil kukrus 6 kuud. Tere, need on minu sõbrad. Tema on Peeter, tema on Tšunga, tema on Tšanga. Ja kes see on? See on Jussi. See on jumala hädas. Jõudsime siis lõpuks tagasi. Mingi 25 sõitsime kokku vähemalt. Päris hea spordipäev. Ainult tagumik hakkas natuke valutama. Sest need istmed ei olnud väga mugavad. Me olime see 2 päev. Nii ammu polnud rattaga sõitnud ka. Paar aastat. Aga ei, muidu oli hästi tore. Nägime hästi palju kokasid. Siin samas restoranide juures on mingi 30 kokat vähemalt. Tunni aja pärast tuleb praam. Tunni aja pärast tuleb praamärgi ja siis sõidame tagasi. Muidu see üleeile ostsime uue auto ja kui te tahate näha, missugune auto on, siis peate vajutama subscribe, sest järgmine video on ilmselt sellest autost. See on niuke suur matkaauto. Hästi lahe. Nii et like, share, subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau!